och pappa ramlade i vattnet. Ja, Nina blev rädd. Fast det är farligt att dyka på huvudet, man kan slå i nacken. Ja, just här är det. Var det kallt? Ja, det har ju varit varmt nu. Försiktigt Christian. Ja. Nej Christian, vänta här. Vänta på mamma. Kom Christian, kom. Kom. Nej, vänta. Vänta på mamma. Vad är hon? Man bara lägger sig och inte trycker. En bra stol. Anina. En jättebra stol Anina har. Ska man gå ner baklänges? Ja, det var enklast. Det är en sten rakt under så går det rätt. Ska du jacka på dig Christian? Ska vi ta på tröjan? Vänta. De hade bästa landstigning. Ja, det är ju otroligt bra. Sätter du någon skissa? Plattsten där. Så, blåbärsris. Men blåbärstiden är kanske över, eller? Ja. Här är jag. Här är vi. Akta, gå inte ut där. Kom till mamma. För här är lite brant. Hej gubben! Gå här. Nej! Nyt on ainult juurikas kuivan. En stor pinne! Här kommer. Nej, Nej, det kommer inte igenom där. Vänta, pappa kommer där. Kan du se pappa? Var är han? Christian, inte gå där. Nej, inte där. Gå runt. Ja. Runt stora trädet. Det ramlar ner här. Akta Christian, titta var du går nu. Akta nu så du inte ramlar. Ja. Akta Christian. Christian, akta. Inte gå ut. Där är djupt vatten. Hej, morgonsen Ja. i ruffen. Gick inte morfar och torka dig? Hej. Nej. Säga hej, säga god morgon till morfar. Kan du säga god morgon? Nej. Nej, är vi på det humöret idag? Kan vi få en puss då? Kan vi få en puss då? Christian har blivit förkyld. Kan vi gå på mamma eller? Kan vi gå på mamma? Vad gör du Christian? Vad är du? Är du en... Är du en tiger? Ja.
varmt och sätter på. Ja. Om det sen hinner. Oj, vad många kottar. Ja, ja. Se var det går. Mycket kottar här också. Vad du är duktig. Ja, ja. Och lite. Mamma, hålla dina kottar. Ja? Jag får inte hålla dina kottar. Nej. Puhunivallö ja. Purjekkattelu Det är vai? ju semestersäsong och så slutar så semester vi on så aina månader helgen. Täpselt. Ja purjet võtad terve päeva, ma arvan. Ja, en fjärde eller en tredjedel. Mormor! Är du där nere? Ja. Jag kastar upp kan. Hej. Vem är där? Vad pratar? Ja, nu är vi uppe. Mistä? Ja. Asså, ja. Jumal, me ei näe, et see on isegi muutunud. tema suur see lõpprepliik oli. Ma olen pannud 2 aastat selle peale, et ma näeks välja nagu 23 ja nüüd ma näen
välja nagu 17 jälle. Vaeva näinud, noh. Ja ma olen talle seda nüüd meele tuletanud ja nüüd ta siis justkui ta punastas ja ütles, et Ja nii edasi. See on Ehtne Schmidt, eks ole? Mis on mis? See teile, see. Kas see oli Schmidti oma? See on Schmidt. Jah. Sama vaatasin, aga oleks valet asja võtnud seda. Lõket kõigepealt. Mõtla parem tamme pilt. Fick Henke nya eller? Jag fick upp den innan. Oj då. Alltså sådana som inte har. Det är bra. Inte alla, en Nej, som alla, tog i några har sig den hade ju inte... Var det bra Alex? Inte här har det. Har du hög alla Pokémon-korten? Här är min... Ja. Har du så mycket? Det var jättemycket. Får jag se? Alex är också lika mycket. Ja då. Det är likadana mer. Jag har haft förut vissa, men jag har inte nu. Det blir en ny hemma. Alex, hur många kort har du då? Alex. Alexander, hur många kort har du? 11. Hur många har du förut då? Och lite i pärmen och lite här i. Jaha. Var ska du göra läxor? Får vi se ansiktet också? Kaks tuhat. Regina Baltikal Helgase hommikul Mannapurru. Ja just oleme Paldiskist ja Pakrinieemest mööda sõitnud. Teisel septembril 2000. Fast ändå är det ju konstigt att barn ger föräldrar, det hör man säga. Det är ju verkligen omtänksamt. Jag tycker ju det är Bänk. lättare om bilen. Hejebladet. Ja, till Rubbe. Ja, just det. Ja, Jag det kommer att byggas. Ja, så tar oss och hjälper dem. Men sen sa Laila också hon började mig också, så sa hon att jag vill inte att mamma ska behöva köra dem fram och tillbaka. Det sa hon. Har ni bil här också då? Eller? Ja. Odlinga. Jag åker en stor bulle här så den som är under småsten. Du vet, Wolfgang är vår double pint Wolfgang när det gäller öl. Paldiski sadama juures 3. septembril 2000. Läks asi nii hulluks. Aga et ajakirjandus ei tule kõne alla. Nimelt Jaan Taklaja oli omal ajal Päevalehe peatoimetaja Eesti Ajakirjanike Liidu esimees. Ja siis ma ei osanud midagi ette võtta. Harald Teep ütles, et kui sa nii paha nimega oled, tule ja tegele siis pahade asjadega. Ja minu uurimiste teemaks oli 30. aastate Eesti romaan. Ina alguses kohe paremat võtta esimene suur Pentagonis territoorium telefotokompleksid ja see hall maja, mis on ja siis seda kirikut on nüüd aidanud remonti sisse kukkunud ja ütleme, see tuletab meelde, aga õpetaja jaoks mõeldud ruum ja nüüd alles sellel suvel valmis siis esimene osa, kus on nüüd täiesti tänapäevane pühapäevakooli jaoks ja on väike köögiplokk ja toalette siin ka on juba uued aknad, mis muuseas need aknad andsid akende jaoks, aga kõik, mis on see sisemine remont, elekter, seinad, siin oli pigid ka, need tuli ka Soomes. Ilkonoomis, Volvara ja on ka see altarimaal on ka originaalmaal, mis siin ennem oli ja see leiti üles ja teate, see oli nii ilus ja India puudutav lugu, kui nemad rääkisid nende kirikust tekkisid seal kaasa. Mingi 3-4 aasta rühmis nagu edasi-tagasi ja need olid isustud ja kus mulle vahest. Pidi on ta ka nagu see lagunemine peatatud. Ja seda asja ei ole meel, kui Eesti Kaitsevägi paistis seda. Ja muidugi.
punist nimi. M-tähe kohta nimi. Issand küll. No vaata, kui tõeline skleroos. See ausamba värk sai räägitud siis 5 aastat tagasi, kui meil olid Paldiski päevad ja ta oli... Mis tuleb haugi põhjustud on see tänapäevane uus elamurajoon hoopis teise kaldasse. Ja siis ilus on see. Looduse poolest niivõrd kaud välja kirjutamata ja on Venemaale sõitnud, siis käivad need asjad kõik läbi kohtu ja iga asi maksab ja võtab aega maksimaalselt. See on ühiselamu tüüp ja nad on ühesõnaga. Ja ütleme, ja tõesti, siis tuleb samasugune ilus muru ribapuudega siia ette, kui need 2 tükki on veel jah, mõeldud ära paremad, sorry. Peame ratsavõistlusi Paldiski karikas. Mõtleme niisugused... See hüppab sul liiga palju, kui see sõjaväeosi täis. See ei tule mingi hea piltsu. Ja spetsiaalne Nõukogude dačade arhitektuur on siis on võimalik liikuda. Ja need on kõik need vanad kasarmud, mis on lagunevad ja oli nendel ju ka teada, et nad igavesti siia ei jää. Ja päris jube. Ja 90 oli ju kinnine territoorium. Ja mulle... Ei saangi teha, sest ei olnud kodanikkonda, sellepärast... Keda arvatakse, kes on abitud? Ei, no jah, aga eks seda abitust ole näha. Ei, tähendab, eks siin eesti keelt oli ikka väga tarvis ja siis, kui see on kõige noorem Eesti omavalitsus, mis tehti 94. aastal nii-öelda alles hakkas tekkima. Täiesti müstiline. Ja siin on niisugune piirkond ja nii-öelda tagavara variant oli, siin oli juba eelmise sõjal üks suur torn, mis siis nagu see mere peal pidi siit tulnud, aga... No kus me jätame siit? Tähendab, lähme seal, kui see torn oli seal ligidal on, tähendab, see kivi võib siit alt mureneda. Aga... Ja... Ma korra natukene... Ära mine ligemale. Sest eriti ohtlik on need seal üks, mis on eelmisel aastal kontraste kas seda juriidilist teksti lugeda, aru saada, et vasturääkivusi ei ole ja ise kirjutada siin jorati tööle, et pole ju mõtet, et anned Eesti kirjavigu parandab, las siis kirjutada. Kuulad kõik mured ära ja suunad siis seda veel siis, kui sa oma mure ja probleemi oled sunnitud teisele inimesele formuleerima, seda enam kui sa raske on, aga väga huvitav, ma pean ütlema. Oota, kas tulid toimetaja kirjastusest või Eesti raamatus? Ei, ma olin kunagi. See on nüüd see vana Peeter esimese aegne majakas ja see on muinsuskaitse all ja nad peaks hakkama seda remonti üks. Ennem ta oli kuskil 50 meetrit olnud kaldas see väike madal majakas, nii palju on siis see sisse kukkunud. Aga see kõrge majakas siin, no sinna natukene veel edasi, kus on see Valge vei. Näete, kus need radarid on jah, et seal on nagu parem seisma jätta ja pärast tee otsa peal ümber ja omal ajal välja aeti. Aga siin see on, sees on päris ilus ja puhas ipu peaks ka see üks sadama juurde, kus, ütleme, isik koosseis oleks. Sinna majakasse annab ronida, aga kui ronida siia betooni peale, siis see nii kähku ja kohe ei kuku. See on nagu... Aha. Et keegi ära ei põgeneks. No niuke oli Tallinna lähel ka. Ei lähe sinna ääre peale. Siit ei saa üldse fotografeerida, et kõrge on. Ei. Terve ringi ümber teha Poolsaarele, aga nende autodega ei sõida ära, nad on liiga madalad. Kui veel edasi minna, seal on hästi ilusaid poolteist, eks ole, siin peal, et see raskus oli... Ja praegu nende murenemiste kohta on tõtult on see vesi, mis... Tule siia, siit on päris hea vaade. Ma ütlen, et ülejäänud neljal ei ole veel kedagi. Ma seisan selle koha peal, kus ma seisan. Ennem vaatasime sealt, et siin ei ole seda pragu.
Ja kuulsid. See koht, Siin on näha, kuidas ta murdub niimoodi. Need. Ja alla Tekib need raha. latakad, vaata. mis on vette kukkunud. Jah. Ja kõik need. Jah. Noh, kui kukub. Selle juba korda teinud ja ilusaks ehitanud. Materjali omal ajal võeti ja need. See on Mida siit on päris ilus. See on juhke. piirivalve vana maja, mis tehakse korda. Ja võib-olla tuleb sinna siis ka mingi söögikoht või mida iganes, et päris kena. Need ei saa ju tavaliselt kahjakad olla. Need on tavalised, jah. Ei ole skarb. Sa oled kodus vaata, ma näitan sulle, ma võtan zoomiga. Need on kormorid. Puud kaera pärast on nagu niisugused valged ja koledad ilma lehtedega. Uued kraavid ja drenaažid, see tee, mis linna sihlik suvila arhitektuur, see on kandiline kindlus peaaegu, et näha, seda ehitati peaaegu 100 aastat. Nii palju kui talvel suvel ehitati, nii palju sügisesed tormid viisid kõik ära. Mõlemalt poolt ehitati, see pidi jah kokku. Sõidame edasi või? Sõidame jah sinna alla välja, siis saame seal luga peal ka ilmoodi teist teed kasutada. Olid aheldatud selle käru külge, neid kutsuti hingevangideks, et see sunnitöölise elu oli nii raske, et inimesed tihtipeale uputasid ennast sellelt muuli ehitused selle muuli või kaitsevalli tipust, siis koos käruga kukutasid vette. Ja tagantjärgi mõelda, kui rääkida, mis tähendab inimese elu ja kõik see, võt siinsamas risti peale jätame seisma. Et jätkuvalt toodi neid ja suremuse protsent, kui kuskil 10 000 sõjavangi ehitas, siia me saame, pöörame vasakule. Keera vasakule. Siia lähme jalgsi siis. Keera vasakule. Jaa, ma tean seda. Siit on näha neid. Ja see on niisugune tuletandmine, nagu need vaheldab korteniga kindlused oli. Tähendab ju kogu aeg toodi neid uusi vangi juurde, et suremise protsent oli kuskil 98. Ja niimoodi peaaegu terve sajandi vältel ja on teada, et valmis ei saa, siis oli just võimalus neid sunnitöölisi nagu nende töötusel. Mõttetu ehitustegevus lõpetati ära siis, kui algas Vene preisisõda ja neid vange valvavaid soldateid oli tarvis lahingusse. Enam ei olnud Vene. Seda ehitati ikka paar kilomeetrit, ühelt poolt ja teiselt poolt ja veel oli oli. Aga need on... Mõtlesid, et sadam on siin. Pimedaks läks, seal läks kruvi katki neil veel öössel ja siis. Samamoodi, nii et ei saa enam veest välja. Soe oli, kõik lapsed ujume ja siis veest, kuidas see must müür tuli. Niimoodi, et auto oli rannas, see oli siis säras, kõik ise oli kõik päikse käes ja siis on must. Sama territooriumiks või hooneteks seal paremal pool. Ma ei tea, miks mul just sellepärast, et seal oli midagi niisugust, mis ütles. Ja nüüd me näeme ära siis need võrrelda 2 maa ja ettevaatikule kõige hullemaks, kui Vitma sadama hakkaks need üded. Ja see Marati dekontaaživabrik, mis lõumeldakse kõvasti. Ja selle, lähme ikka veel edasi, ta saabki siia otse. Seal kõrval on üks puitmaja, võt siin on nüüd üks puumaja, mis alles on jäänud. Seal puude all, jah? Puude all, jah. No see tuleb väga tuttav ette, nii-öelda see oli Eesti asi, mis sai remonditud ja jälle leiba küpsetab ja paremal on siis jaamahoone ajalooline 1870 nii Haapsalusse kui Paldiskisse ehitati esimene raud. See siin puust? Jah, see sama jaamahoone, ainult ta on õnnetu. Mis ta nüüd on siis? No ikka jaamahoone ja raudtee sõidab ja käib, aga ta tahaks remonti saada, ta on täpselt niisugune nagu toonane tee ja vasakule eest läbi sinna ronima ei lähe. Hotel ka? See puuhoone seal? See roheline ja nüüd on, ütleme, Paldiski sai ka sinna projekti, mis need väikelinnade veepuhastuse aastat ei saanud oodamas käia.
ja siia samasse nurkele ja ikka mälestus samast Dolomiidist teha. Kas see saab siia või? Jah, ei, me andsime luba ja see on protsess, mis võtab aega. Pentagoni hästi näha ja filmida ja ütleme, see siin oli nüüd Vene surnu sadam, kuhu meid kindlasti sisse ei lasta, mis on suur laadimisplats ja palju kraanasid ja seal kõrval oli siis sõitsitega mööda on see Balti rahuoperatsioonide keskus, aga nüüd on seda õudset Pentagoni võimalik vaadata. Me sõidame edasi ja pöörame õppeklassid kõik. Ja seal on raudtee, läheb seal kahe vahelt läbi, et me pöörame siia vasakule ja siis saab jälle niimoodi tagurdamisega ringi. Territoorium, see Pentagoni oma ja siin on 37 hoonet peal. Väikseid suuri kõiki, nii. Ja seal paistab nüüd mis siin on ja nad on ka väga jubedas olukorras. Ja reaktor oli kus? Reaktor on hoopis metsa sees, siin olid need teenid ja siin oli see laev, aga see reaktori osa, sinna me kohe läbi Poolsaare, seal on siis see ballast. Pentagoni kompleks, ma ütlen, seda saab filmida. Vasakult kätt on nüüd Lõunasadama adminhoone väga ilusti korda tehtud. Ja see hall, mis seal nurga ei pööra, me teeme küll väikse tiiru paremale pöörame ja siis millest ei ole jõutud veel, tahab värvimist saada. Ja siin on nüüd Salavatju Laievi mälestussamm. Nüüd saab 200 aastat tema või mingisugune aeg, 300 aastat vist sünnist. Ja see tahtsid tulla naftad ja siis niimoodi, et see on nende jaoks nii suur kangela. Siin linnasaun jääb, et see on päris heas korras nende koledate asjade taha. Võimalik kütta. Ja kui me siia tulime, see oli hästi ehituslikult halvas olukorras, siit said inimestele teised korterid antud ümber kolitud, aga need majad on nüüd niimoodi, et inimesed moodustavad ükskõik Tallinnast või kus keegi tahab lipata vihmavarjuga korraks ja siis saame siit välja. Aga paremalt pealt on täiesti stiilne nõukogulik polikliiniku kompleks, siis oli palju pisikesi maju ja kõik need kuused ja haljastused, paldiski tuli täpselt niisugune pildi pealt igal pool nendes kohtades. Need ukse on siin mingi laste osakond ja see kõik on üks meditsiiniline plokk ja tegema ja läheb päris ilusaks. Sest siin ei saanud olla, siin ei olnud üldse võimalik kütta. Lähme siin seda teed. Siin on jälle neid koledaid nõukogudeaegseid suviid. Ilma selle on olnud. Sajandeid ja nüüd Kristjan on liikunud tagasi täna vabadusse ja siin reaktori ümber. Otse läheb kohe Lõunasadamasse. Et kui teil on aega, te võite ka Madise kaudu minna või oli iga reaktori territoorium paistab siis vasakul. Ja me jääme seal ukse juures, kus see on näha, kuidas jälle. Siia saab sisse ka kui ette, kus oli kuskil see eelmine kord neid vardaid vahetatud ja need olid kõik mingi plasmassi ja muu sodiga segamini ja siis need on nüüd ära sorteeritud ja puhastatud ja need pikad vardad pannakse pool meetrit on nagu läbimõõt sellise... Siis reaktorimaja on see siin? See suur. Ja seal on igas ühes majas on midagi. Kõik see on see suur tuumakompleks, nagu öeldakse. Jah, siin peaks teise auto muretsema, nüüd kus Ulitse ja maja hästi näha. Siin tuleb suur aeg. Liiga palju nõgesid siit ei lähe. Pilvikud. Ja kui keegi kuuserisikas, Martin. Täiesti kuuserisikas. Väga ekrani. Igalt poolt kerkivad mingisugust. Aga me liigume allapoole, neid tuleb veel.
Paradiis. Küsima, kas tiguvitsa marjad on söödavad? Selline roheline ilma metsata, paljaks ja siledaks tehtud kallas, see oli siis dessandi koht. Et sealt sai siis maale tõusta ja nii-öelda. See on dessandi. Ja sealt ülesse minna on üks suvila kooperatiiv ja sealt edasi on see, kus Nikolai Priit elas ja sündis ja tema perekonna kalmistus on ka Munsiskai välja. Noh, mis ilus koht. Et siit on, et see... Ei, see on ilus. Hästi ilus on, jah. Ja sealt... Vaatad seda ilusat kallast ja seal rohelist. Sealt muuseas ka paljud käivad paatidega, tulevad sisse, sealt on kerge alla tulla, sealt on nägi kohad, kes lähevad tööle. Seal on sügavam koht, et paatidega... Auto? Üks auto on seal. Ma mõtlesin, et on auto, see ei sobi nagu sinna. Siin ta ei näinud. Sinna saab hiiva jalaga minna. Et tal ei ole, noh, see on ikkagi pool saar, ütleb siis seda, see on ka päris tore koht. See on lihtsalt presimine. Kes siia tuleb elama? No praegu sul on lihtsalt salvud. Need. Ja siin on, noh, läheb puit, aga ma arvan, et Sina ei tule. tiigid ja see läks niimoodi mere äärde. See oli nüüd see koht. Ilus on. Vaat see tee tuleb. Palju jalu või? Ei, sandaalid olid, nii et võib ettevaatlik olla. No sealt saab väravatest sisse, kui on. Ja loomulikult, mis nüüd Eesti, te teate Eesti riiki, ta on nii väike. Viimane rahvaloendus näitas, et meid on veel vähem, kui me arvasime. Ja siin lobi nüüd teha, eks ole, pääseda peaministri või valitsuse juurde on ikka äärmiselt lihtne. Ja erakanalid on teinud ikka Eestis väga head lobi, sest et Eesti riigi nüüd avalik-õiguslik televisioon lõpetas 1998. aastal reklaami näitamise. 4. septembril 2000 Raua tänava köögis. Mida? Väänata oma tööaega. Ja. Aga siis sa võid ka ätta jääda, eks ole, kui sul on palju tellimisi ja aja ätta tähendab. No mina mõtlen praegu maksin Ivi suhtes, et ta on mõnes mõttes liiga kohusetruu. Kui on ikka öeldud, et sellist kellast selle kellaajani, siis tema kipub selle ära istuma. Tunni töö. Aga ma mõtlen sina ise, kui sa tead. Ja siis pead öötunde võtma, et jõuda kaasa ja... 4. septembril 2000 meie magamistuba. Nüüd on voodi ja voodikatte korras, kardinad ees. Arvuriiulid, valge riiul on siin provisoorselt. Ja Reinu lamp. Osa maale on veel üles panemata, kuna natuke tegemist on rõdutoas. Peegel on üles seatud. Kummutid ei ole veel oma kindla koha kätte saanud. Raamaturiiulid on lõplikult omal kohal. Rõdukardinad on ees. Suur laud läheb kööki ja teine laud läheb Helga tuppa. Vaade magamiste ukse poole. Siia seina tulevad pika peale maa. Elutuba on enam korras, klaaskapp veel tuua ja vaibad munetseda.
Uus lamp. Ja uued Leedu sohvad. Helga tuba on praegu Tõnu ja Viljar ja magamiseks ja elamiseks. Meie välisuks ja koridor. Uus elektrimaat ja kapp. Volumõõte ja korgid. Uuesti väritud rõdu. Või käsipüüd. Vanida ukse sein. Kapi kõige ukse peal. Köök ja kamina koht ja siia tulevad pliidid ja külmete ja nõudpesumasin ja nii edasi. Sahver, külmetuskapi gaasipliit. Praegu köök ja köögihakke, töömeeste varustus. Köögikapid. Vaade köögist vetsu ukse poole. Täitsa fantastiline. Ja see on peegeldussõna ja siin on koondud eseme. Sest ta tegelikult keraamikaprofessor nagu oligi. Jaa, keraamikaprofessor.
Jaa, ma tean ikka. Ta on väga mitmepalgeline Muuseumis 7. september. Aga see on hea väärtav, see sobib siia rohelist. Rahva Sakilise tere! Tervist! Sakilise joone. Siin on siis lava või? Jaa, siin on siis suveteater. On mingid aastaid tagasi. Üleni, aga joonised on saadud siis Rootsist Vaksholmi muuseumi. 500 aastat, ütleme, vahetult peale Liivi sõjaaegne selline kaitsekahur. Oli remondis, oli kinni. Ja sealt ei saanud midagi, aga siis Vaksholmi muuseumis oli. Üle, kes selle tegi meil? See oli veel Tartus valati see. Tartus valati see. Mis ta oli, Ordu loss või? See oli Ordu loss ja tegelikult on hiljem, see on 1300 oma põhiplaan linnuse jaoks olemas. Ja ehitati siis uus linnus, mis oli nagu ka poole suur. Mis see taanlastel oli, piiskobi linnus või? See oli kastell tüüpi selline. Õnneks on ilm ka. Jaa. Kas põlega näe? Fantastiline. Yes. Vaatega kinni. Oota, seisa seal kitis. Ja siis tekkis neil omavahel, see oli just linnuse või selle mehe linnus. Kui palju ta on kõrgemal Rakvere tasandist? Vot ma täpselt tähendab. Jaa, lipp on igal juhul kõrgem. No see on või? Jah. See oli väga õnnestunud asi. Siin oli kõik müügid. Ka sisehoovis. Vanad lossid on ju kontsertideks päris. Jaa, just kontsert. Päris huvid. Jah, siin meil jalga peal. Siis nad tugevdasid seda lääne müüri iseenesest. Jaa. Millega laski üks? Kas see lõhkes ka või ei? Ei. Ta ainult pani matsu. Kui pähe said, eks siis tundsid? Jah. Kas need olid kuumad ka siis, kui tulid ikka? No küllap sellepärast, et püssirõhinad ikka oli ju. No ja siin on siis raidkive veel. Soo, kraanikauss on meil ka. On see ülestustetava selle sillaga. Aga need on hilisemate ümberehituste käigus kõik ära. Ja siin on see restauratsioon nagu kööbla. See on linnuse põhjavärav. See jah. Kui põnevad seda nagu. Või tead ehinduse kaebas. Mis sa teed? Võiks öelda, et osad. Ja siin oligi matke. Seal üleval, jah. Küll on ilus oli palju. Kas ikka sisehooviks? Joo. See jääb sisehooviks, on olnud peaaegu võrdselt juba. Aga viimasel ajal on muidugi üsna vähe raha olnud. See oli ju täitsa räämas kõik, seal ei olnud midagi. Me lähme nüüd viimase siit tagasi. See on siis Toolse. Ja eks mere poolt saab ka. Sealtpoolt küljest on huvitav. Klassikaline. Missugune ilus rand. Siin on mingi madalik ka. No vaat siin ongi need karid, kus laevu püüti. Veeti alt siis.
Mis seal on kirjutatud? Ta on üsna suur. Ja siitpoolt tuleb minna mere äärde, siis näed seda klassilist. Oi, kui suur ta on olnud, jah? Ei ole ju näed põõsad ja kõik selles. Ega me tulime pooltühja paagiga siia. Laiva peale või? Aga teil kanistreid ei ole? Ei, no seda ei tohi. Laiva peale ei tohi võtta. Laiva peale ei tohi, jah. Aga nüüd ma mõtlen, kas see ei ole? See ei ole. Ei, need on uued, need on hiljem ehitatud. Lähme, vot siit lähme, jah. Vot, aga nüüd me vist. Iga kirjanik kirjutab iseendast. Seda ei usu, aga teab. Ma kirjutan. Pühapäeval 16. septembril Henrik ja Aleksander meil mängimas oma uute Pokemon loomadega. Mis Helga on teinud. Ringer regnar. Jo, wow. Sluta Henk. Wow, det blev till sax. Wow. Visa upp Alexanders också, Henke. Vänta, jag ska ta närbild. Håll upp den. Håll upp den så du får närbild. Bra. Och håll upp din, Henke. Rätt. Vrid på den så vi ser hur det ser ut. Så, bra. Det blir jättebra. Pokémon fans. Var har du din? Bakom kudden. Vi fightas. De här två. Du får inte använda svärden. Som leksaker, mjukisdjur och som barn, och så isa barn, så är kõik kompisar köpavad ja kõikide meile ka. Hej Janine. Janine. Hej. 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 Hej Janine. Hallå. Vinka, vinka. Vinka, vinka. Vinka, vinka. Ta tead, mis on vinka? Vinka, vinka, Niine ja Niine vinkar. Ja. Oi då. Hej, hej. Hej, hej, hej. 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 Ja. Ja. Mm. Tuleb keele suust väljas. Christian. Nej, det är en filur. Det är en stor filur. Men var är krokodil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 sa jag. Sa du det?
Är du en filur? Nej. Ja, den går vidare och ta ögon. Tråkigt är man måste ha ögon. Måste man ha ögon? Här. Här ska man ha ögon. Mm. Hej! Oj, vad många ben har det? Tappat ben. Christian ja Nina gjordes. Lapsivalmas. Hehehe. Ja, det är gott. Ja. Hej på dig Christian. Hej på dig gamla kalasmorfar. Gamla galosch. Gammal galosch. Hej på dig Janine. Hej Janine. Hej. Hej hej. Hej. Hej Janine. Hej Christian. Hej, hej på dig. Christian är en filur. Lite ben för lur. Christian är en typisk filur. Nej, det är inte lur. Kolla vilka bokar. Oj, Janina. Oj, vad duktig. Ja. Oj, vad duktig. Ja! Tillbaka till mamma. Kom tillbaka till mamma. Titta vad mycket böcker du har. Duktig du var. Ja. Duktig du var. Ja! Hej. Host, host. Host, host. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Ja. Ja, ja. Mika. Sest on sul kajut või lamamistool või? Kait. Ahah. Ma ei tea. Toolis ei viitsi istuda terve öö, see on. Vaata Siis on täitsa väsi, siis peab kohe magama minema. jah, ma Venemaal ju sõitsin laevadel küll seal, noh, üld seal magamistoolis ja aga sellest on juba 15 aastat mööda. Vot enam, kui öösel ei maga, oled väga kehvas olukorras. 1. oktoober 2000. Helga ja minu ühise sünnipäeva pühitsemine Askvegenes hakkab poiste olümpiaadiga. Siin on praegu kaamera mehed käigus. Ta bild på farfar. Är farmor i mitten? Så, tryck då. Så! Får se vad det blir. Vad bra. Nej, men nu får ni lyssna först. Lyssna först. Lyssna så börjar det väldigt strax. Det här är olympiska spel och det är trekamp. Men så blir det 10 poäng. Så att du kastar 10 gånger först så får vi se hur många det blir. Ska jag kasta 10 gånger? Enkel, flytta på det. Här ska kasta. Flytta. 1. Det var väldigt. Henke, 10 gånger ska han kasta. Den träffar och 6 gånger. En träffar ut. Den träffar 7 gånger. Sitta. Ja! En träff. Nej. En. Det var inte så lätt det här. Det var inte så lätt, nej. Det är så litet hål. 2. Så litet. Nej, till exempel. Järgmine aru siis. Lyssna nu. Henke, Om man, lyssna nu. Henke, lyssna då. om man kastar i den första som är lättast, då får man 10 poäng om man träffar. I nästa så blir det 20. Om jag kastar i den och träffar då blir det 20. Och 30. Ja, börja då får vi se då. Och vilken du chansar på då? 20. Nej. 20. 10. Vad bra, 10. Bra jobbat. Ja, 30. 30.
30. Det var bara första gången. 40. Får jag allihopa nu? Hörru pappa. Nu är han spelgalen. Alex. För nära. Nej, jag är på det. Nej. Men han är så lång. Han får göra så. Titta, han böjer ju fram ju. Just det. Jag gör så här. Han... Kör en 30 nu. Nej, det var något fel på dem där. Sista gången. Nej. Nej. Först kör jag för Henke. Vad fick Henke? En. Ja. Vad är den andra blå? Ja, 20. Ja, 40. Mamma tar de stora först. Lita på dig. Bra. 50. 60. Kom igen. Kom igen. Ja, mitt på. Nästa. Ja! Han fick lika mycket som oss. Lika mycket. Ja, du fick inte med du eller? Nej. Ja. 3 eller 7. Tänk er det du nu. Den här kudden är bra. Den är mycket bra. Jag har den jämt. Nu är det du, Henke. Henke, nu är det du. Helga. Testa det. Om du köper på Obs hus och kost. De har det. Testa det. Så kan man betala post. 1, 2. Nu har han kläm på det. Henke. Hela huvudet. Jag tror farmor hade mätt den på 20. Ha? Precis din storlek eller? Min går igenom. Sitta nu Henke, inte bara 2, 4. kasta. Det var 2, 4. Sitta. Så. Oj. 6 eller 5. Den Ja, är... här då. Nej! Henke. Tänk på 5. 2, 5. Det var inte riktigt pussel. 3 av 8. 4 av 8. Här är mitt skägg. Kör Henke. Ja. 9 av 3. Eller 3 av 9. 3 av 9. 4. 4 av 10. Hej! Nej, snälla. Men sluta. Henke. Ställ den rak Alex. Hon är en stick. En av... Ett av... Nollaren. Men sluta Henke. Men... Vänta, gå ur vägen. Sitt inte på det. Träffa inte mig bara. Men varför ska jag göra det? Okej. Ja, 1 1 av 3. av 3. 1 av 3. Här. Oj. Henke snälla, larva inte mig. Men 1 av 3 Vi tar så långt. Farmor. Henke. Du får köra 3, sen kör jag 3. Men vi kör inte med poängen. Men du står ju nära. Oj, fan. Där! Sådär. Kör nu då.
Jag ska försöka sätta alla på 40. Men det här räknas inte. Tänk inte med Henke. Det här räknas inte. Nej. Kolla vilken stil. Men det där räknas inte. 4 och 9. Kör en Jag vecka. sätter 500. Koncentration. Ska inte förhäva dig. Kör en vecka. 10. Men kör så. Henke, du går mot Duger. men så får du inte göra sen, för då går det massa. Pojkarna har tränat där. Det tar lite. Nu grabbar. Men Henke, fuska! Kastning. Ja, Nej. nu är Alex tur. Alex först. Ja, jag vet inte var det stod någonstans. Jag står här. Det gör ingenting. Vad är det stod Låt där? den ner. Jag står bakom den här. Men var du så nära? Jo. Så, det gör inget om det inte skräp. Ja, alla Det gör inget. Men Henke! Det tar bara längre Så, tid så, om du hjälper. Det är för långt från den där Du ribban. får stå bakom Så.